Minu ees laual on siis ilusasti näha 5 tulekustutit. Kõik nad paistavad esialgu ilusad punased ja tihti objektil me ei kipugi vahet tegema, mis tüüpi kustuti meil on. Selleks tuleks kindlasti võtta väike aeg, tutvuda enda hoone tulekustutitega, mis meil hoones on, sest kustuteid, mida laias laastus meil kasutatakse, on 3 tüüpi. On vahtkustutid, need on minu ees siin 2 tükki, siis see keskmine siin on pulberkustuti ja minu vasakul käel on siin siis süsihappegaaskustuti. Siin on nüüd viimasel ajal turule tulnud liitiumakude kustutamiseks mõeldud tulekustuti ja neid võib ka juba leida. Võib-olla võiks seda järjekorda veel pikendadagi, on veel eraldi metallide kustutamiseks tulekustutid ja on ka olemas eraldi päiksepaneelide kustutamise tulekustutid. Aga kuna need on hinnalt suhteliselt kallid, siis nende levik on väiksem. Kindlasti igale kustutile on hoones ja igale hoonele on oma õige kustuti. Et kustuti valikul tuleks lähtuda sellest, mis põlevmaterjalid on meil hoones, kes on seda kustutit kasutama hakkavad inimesed. Koju võib-olla ma julgeks kõige rohkem soovitada vahtkustutit. Vahtkustuti sobib ka väga hästi, enamus vahtkustutit sobivad rasvade kustutamiseks ja tulekustutit kindlasti valides vaadake, mis tulekustutusklassid siin peal on. Et A sobib, nagu ka pilt näitab, selliste põlevate tahkete materjalide kustutamiseks. Antud hetkel on siis A-tähe juures siin puiduhalud. B võib meelde jätta sõnaga bensiin ehk kütused. Sobib väga hästi kütuste kustutamiseks ja F on siis põlevad rasvad. Ehk sellega saab kodus väga hästi kustutada ka seda, kui pliidi peal on süttinud rasv põlema. Kustuti 3. osajaotises kirjutatakse alati siis sellised asjad, mis on hoiatused, mida võib selle kustutiga teha, mis on ka keelud. Ja siin antud juhul on kirjutatud, et antud kustuti sobib kustutamiseks ka kuni 1000 volti pingestatud elektriseadmete kustutamiseks, aga alati tuleb meeles pidada ohutusreeglit, et kaugus peab olema vähemalt 1 meetrit põlevast elektripaigaldisest seadmest. Teine kustuti siin on samamoodi, samad tähed on mõeldud samamoodi köökidesse ja need mõlemad kustutid, siis kellel on avalikus kasutuses olevad suurköögid, täna siis mõlemad kustutid sobivad ka nendesse köökidesse. Väiksem kustuti kindlasti on, kui on korter, väiksem ruum, siis sinna mõistlik panna, aga isiklikult julgeksin võib-olla soovitada suuremad kustutid, mille efektiivsus on tõhusam. Antud juhul siin siis on pulberkustuti. Pulberkustuti oma omadustelt sobib kõige paremini võib-olla välja puiduplatsid, terminalid, kütusetanklad, sest siseruumides oma kustutusaine lendlevate omaduste tõttu ta ei ole kõige mõistlikum, aga ka pulberkustutil on ilusasti peal toodud, mida tohib ta ka kustutada ja pulberkustutil on lisaks siis täht C, mis tähendab seda, et antud kustuti sobib ka põlevate gaaside kustutamiseks. Loomulikult gaas tuleks võimalusel ikkagi enne välja lülitada, et tagada ka enda ohutus. Ja ka antud kustutit võib kasutada kuni 1000 volti pingel olevate siis elektriseadmete kustutamiseks ja jällegi ohutu kaugus on vähemalt 1 meeter. Need on siis 2 kõige levinumad kustutit, serverid, arvutid, büroohooned. Nendesse on võib-olla kõige mõistlikum kasutada süsihappegaaskustutit. Antud hetkel on minu ees 5-kilone süsihappegaaskustuti, et juhul kui kontoris on inimesed, kellele võib-olla 5-kilone süsihappegaas on tema raskuse tõttu võib-olla mitte sobilikum, siis neid kustuteid on ka väiksemaid saada. Aga antud kustuti siis sobib väga hästi siis põlevate kütuste kustutamiseks ja ka põlevate elektriseadmete kustutamiseks. Antud kustuti ei ole väga efektiivne, võib-olla kui te tahate kustutama minna laoruumi, kus on palju pappi, paberit, puitu, sest höögpõlevate materjalide kustutamiseks ei ole ta väga efektiivne. Ja antud juhul siis see viimane kustuti, mis on vähem levinud, ta näeb teistest natuke teistmoodi ka välja, et tal ei ole manomeetrit, et see kustuti siis sobib tahkete põlevate ainete kustutamiseks. Kustutusaineks on põhiliselt siin vesi ja ka antud kustuti tohib kasutada siis elektriseadmete kustutamiseks ja külje peal on ka siis kiri, et antud kustuti sobib ka liitiumakude kustutamiseks väga hästi.
Endale poest kustutit valides kindlasti ei tasu alati vaadata esimese asjana hinda, mis on muidugi ka oluline, aga kindlasti tuleb valida endale sobiv kustuti. Just selle järgi, mis on siin ülemises osas kirjutatud, kustutitel on siin toodud nende efektiivsusklassid. Need numbrid näitavad erinevate materjalide kustutamise efektiivsust ja siin antud juhul on näiteks 233B, mis tähendab seda, et katselaboris on sellega kustutatud 233 liitrit põleva kütuse ja vee segu. Ja antud kustuti on selliste põlevate kütuste kustutamisel ääretult efektiivne. Kustuti ülemises osas on kirjutatud kindlasti, millega tasub tutvuda, et mis tüüpi kustutiga on tegu. Antud juhul on 6-kilone vaht ja siin on ilusasti toodud, et antud juhul on tegemist 6-liitrise pulberkustutiga ja sellel kustutil on üleval kirjas, et tegu on 5-kilose süsihappegaasiga.